Eestis laiuv parasvöötme mets näib pealt näha rahulik ja tasane, nagu ka Eestimaa inimasukad. Kuid ka siin on peidus rohkem, kui esmapilgul paistab. Siin paikneb tõeline elajas. Siin peab ta jahti ja siin ta elutseb. Eesti loomariigi hierarhia ja toiduahela tipp, Eesti loodusuhkus. Rassistus maximus. Meeleheide ja hirm on ajanud ta oma turvalisest elutsemispiirkonnast välja. Täna peab ta jahti. See suursugune rassistus on oma liigi parim esindaja. Võimas füüsiline vorm teeb sellest isasest tõelise looduse kuninga. Rassistuse liik on tuhandete aastate jooksul jõudsalt arenenud. Nad oskavad kasutada juba tööriistu. Rassistuse jahitaktika on parim näide nende liigi üüratust intelligentsist. Ta on võtnud sisse positsiooni täpselt oma saakloomade liikumisteede lähistel. Kuid jahipidamine ei ole rassistusele kergeks tehtud. Just kõige ebasobivamal hetkel läheneb talle tema looduslik rivaal ja vaenlane. Tolerastus regularis. Ta teeb kõva lärmi. Pane see asi maha, ma räägin suga kui naine mehega. Need inimesed on ka inimesed. Me ei saa üldistada ühe rühma moslemite järgi kõikide moslemite... Ka tolerastus on õppinud kasutama tööriistu, ent ta ei kasuta neid ründamiseks, vaid enese kaitsmiseks agressiivse vaenlase vastu. Tolerastus muudab end nii suureks kui võimalik, et rassistust heidutada. Kuigi rassistuse jaht on nurjunud, ei mööduda päev ilma võitluseta. Lahing tolerastusega võib osutuda isegi raskemaks, sest lisaks tööriistadele peab ta kasutama ka argumenteerimisoskust. Ka tolerastusele pole see lihtne lahing. Ajalooliselt märkimisväärsed allajäämised rassistusele on nende liigi eneseusku kõvasti langetanud, kuid siinne tolerastus on omandanud imelised oskused manipuleerida statistikaga. 500 Eestisse tulevad saarlast tõstavad Eesti SKP 13% võrra, millega saab Vastelina valda ehitada uued lasteaiad. Eesti populatsioon kasvab 6-kordselt. Nii jätkub kahe loodusliku verivaenlase võitlus elu ja surma, tõe ja õiguse peale. Järgmise nädala episoodis vaatame, kuidas tolerastus võitleb taas rassistusega, kui tal on vaja jälle kaitsta pederastust. Me oleme metslased Ida-Euroopast. Ja põhimõtteliselt me vihkame kõike. Savanam.